Eesti teatri ees seisab lähitulevikus 5 väljakutset, 5 küsimust, millele tuleb vastata. Esimene nendest on kõige tähtsam. Kuidas tagada ja säilitada Eesti teatripubliku arvukus ja laiapõhjalisus? Eesti inimesi võib nimetada teatrirahvaks, sellepärast et meil käib teatris üle poole elanikkonnast ja teatrikülastuste arv võrdub umbes elanikkonna arvuga. Aga see teatriarmastus ei ole mitte geneetiliselt päritud armastus, vaid ikkagi kasvatuse ja koolituse vili. Kuidas seda armastust lõkkel hoida, see on minu meelest teatri jaoks esmatähtis küsimus. Siis teine väljakutse, kas ja kuidas tagada üle-eestiline teatrivõrgu säilimine? Väheneva elanikkonnaga riigis ei pruugi olla piisavalt ressursse selleks, et teatritegevust ka väljaspool Tallinnat ja Tartut toetada. Kui otsustatakse seda toetada, siis kuidas seda teha? Kolmas väljakutse, milline doteerimissüsteem oleks kõige efektiivsem ja õiglasem? Praeguses olukorras, kus umbes 90% Kultuuriministeeriumi kaudu jaotatavast rahast läheb niinimetatud riigi- ja linnateatritele, ei ole päriselt proportsioonis erinevate teatrite kunstilise ja sotsiaalse jalajäljega. 4. küsimus, kuidas üldse piiritleda teatrit? Sest et viimase 10-20 aasta jooksul on teater ja teised kunstid üsna palju kokku sulanud ja samamoodi piirid teatri ja teiste elavate etenduste vahel hägustunud. Nii et väga tihti rahastajad või vaatajad seisavad silmitsi küsimusega, et kas see on kunst, kas see on teater või kas see on professionaalne. Ja 5. väljakutse, milleks teatrit üldse vaja on? Järjest pragmaatilisemaks muutuvas ühiskonnas peavad paljud meist oma olemasolu õigustama. Ja kunst kunsti pärast ei ole alati piisav põhjendus. Nii et ka Eesti teatritegijad on hakanud teatril otsima rakendust väljaspool teatrit. Olgu selleks siis hariduses, sotsiaalses integratsioonis, poliitikas või teraapias. Nii et Eesti teatri ees seisab 5 väljakutset. Publik, institutsioonid, rahastamine, identiteet ja eesmärgid.